kaotusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6 iga. Kahtlemata kõige luuserlikum NBA saadet siin mulle kamaral, sellepärast, et täna me räägime 10 NBA tiimist, kellest 9 vähemalt otsustasid juba veebruaris, et nemad enam seda play-in rallit kaasa ei tee, sest kõik lootus on kadunud ja kaotatud, nagu ütlevad klassikud, eks ole. Ja siis Milwaukee Bucks paar nädalat hiljem pärast veebruari algust mõttes ka, et ega see Jannis tagasi ei tule ja kui ta tulebki tagasi, siis ta enam ei päästa ja siis 9 saigi 10. Ja isegi Chicago Bulls, kes on igavene play-in turniiri osaleja, tegi ka lõpuks selle valiku, et on aeg tulla ära sealt turniirilt ja jätta sinna Miami Heat viimase mohikaanlasena alles, aga nüüd ongi aeg võtta kokku nende 10 tiimi hooaeg ja lisaks ka tsipakene vaadata ette suvesse. Me väga kaugele ei vaata, sellepärast et play-off, drafti lotterii on veel alles ees ja see mõjutab päris palju tegelikult tiimide mõtlemist ja käitumist, lisaks ka play-offid ja play-inid mõjutavad tiimide käitumist ja mängumaad, et kes saab varakult pähe, nemad on meeleheitlikumad, kes saab hiljem pähe, nemad nii drastilisi otsuseid pigem ei tee, mis lihtsalt kas vastavalt kas kahandab või laiendab seda mängulauda, mis seal NBA malelaual on. Aga 10 tiimi tõepoolest võtame ette, jaotsime need 4 mehe peale laiali ja Ardo ja Erki saavad siis rääkida 2 tiimist pikemalt, Henri ja Otto räägivad 3 tiimist natuke lühemalt ja kuna meid on Henrika 3, siis alustame Henri sinust praegu ja siis lähme minu peale üle, et räägi meile kõigepealt tiimist, kes tegi kahtlemata selle hooaja kõige suurema taandarengu nii-öelda võitude mõttes NBA finaalist otse siis idakonverentsi põhjakalaks Indiana Pacersist, et mis neil sel hooaega vaesti läks või õigesti läks ja mida sa ootad nüüd sealt suvelt ja järgmiselt hooajalt? Pacersil oli väga raske aasta. Halliburton, see oli siis nagu lootusele, ehk siis, et paha vigastus, põhimõtteliselt sama, mis Tatumiga, Tatum tuli kiiresti tagasi, loodame, et Halliburton läheb samamoodi ja siis ikkagi osutus, ma ei uskunud, et see auk nii suur on, aga ikkagi, et siis nende center läks ka ära ja lihtsalt nagu täielikult lagunes see asi seal ära. Treener on sama ja kõik ju muu koor jäi samaks, et ma isegi nagu, et 2 meest nii palju muutud, ma ei olegi sükest kollapsi ammu näinud. Aga siis, mis neil nüüd mureks on, et nad hetkel vist on eelviimased, nad ei ole isegi viimased, sest Washington tuli ja võttis ikka selle koha ära, aga neil on tõsine mure, et kui neil 5. ja 9. koha vahele tuleb see loos, siis see pikk läheb nendel Clippersile, ehk siis, et neil on nagu see variant, et see aasta läheb veel halvemaks selle draftiga. Ehk siis, et nad võib-olla ei saa sealt sellest noormängijate valikus ka mitte midagi. Et nagu esimese valiku saamise ootus on 14%, mis on täitsa okei, aga vaadates nende vedamist, mis on olnud, neil on ikka väga tõsine jama. Vabad agendid on neil täiesti mõttetud, mitte mõttetu, neil on tublid mehed seal mõned, eks neil on see Kobe Brown ja see Mika Potter, näiteks see Potter päris hästi sinna hooaja lõpus mängin. Aga Jalen mingi sloss on restricted, et ma ei tea, et siin pakutakse, et äkki nad sealt ka Caleb Wilsoni saavad näiteks tiimi tuua või kellest me siin räägitakse. Aga nad peavad õnnestuma selles draftis siis. Meil on kogu lootus see, et see drafti ja loterii ajal siis Indiana Pacers ei ole mitte kunagi saanud drafti avavalikut, ütleme selle ära ja väga harva saavad top 3 valikud, et Indiana Pacers... Sa mäletad mõnda Pacersi top 3 valikut? Rick Smith oli vist kunagi ammu seal ajal. See on 30 aastat tagasi või rohkem. Aga muidu jah, Indiana Pacers Indiana on niisugune Utah Jazzilik tiim, nad ei tangi tegelikult reeglina, nad ikkagi alati üritavad olla konkurentsivõimelised ja nii oma meestega, kes neil on ja nad reeglina ei tangi ja nad pigem arendavad oma noormängijad väga hästi, aga mis sa arvad, kas otsus tuua Ivica Zubac meeskonda järgmiseks hooajaks oli hea otsus või pigem liiga riskantne? Selle koha pealt on riskantne, et nad ju lasid, Turner oli ju 3 viskav center ja nüüd siis võtavad mehe, kes üldse ei viska 3. Et kuidas see nagu siis hakkab Halliburtoniga tööle? Half viskab. Ja Siakamiga. Siakamiga siis seda sama mängu mängida, aga miks nad siis seda Siakamiga praegu ei mänginud? Et nagu ei paistnud seda väga. Siakam tegi korraliku hooaja. Siakam tegi korraliku, aga mis seal korralikuga 18 võitu või? Nad said kaitset juurde. Ei, ma ei tea, Zubac ei ole nüüd
palju parem kaitse kui Turner. Turner. Ta on nagu keha ja selles mõttes, et see, kuidas ta suudab nagu paintis ära hoida asju, nagu on teine tase, et ma ära too blokki numbrit, nagu see ei ole kaitsemäng. Ma saan aru, aga Zubac minu sel hooajal tegi natukene sammu tagasi Clippersis ka. Ei, kui ta oli terve, ta oli tubli. Kui tal oli hea tagamängija. Zubac on väga kindlalt double. Ei no tõesti vaadanud Clippersi hooaja esimese poole mänge, Zubac ikkagi oli seal täitsa jännis. Ta oli ka alguses vigane. No või oli see vigastus või miski muu, igast ta ei jätnud head muljet. No ühesõnaga Zubac peab hakkama Halliburtoniga samamoodi nagu enne Hardeniga. Ja tal on vaja head tagamängijat. Pick and roll hakkavad seda tegema. Turnerist parema mulje jätmiseks ei pea eriline korvpalli. Sest Zubac ei tea, mis asi on pick and pop. Tema mängib pick and rolli. Nii, ja ma saan aru, et kui nad selle top 4 valiku saavad, siis see mees läks kohe siis tuumikrotatsiooni ja kes neist 4 valikust kõige paremini sobiks sulle? Mis nad siin mõtavad siis? Dibanza, Peterson, Boozer, Cameron siis, Darius Akuf. Boozer on väga siakami tüüpi mängija, ma kardan, et selle mehe läks päris raske saada sinna tuumikusse. Kus nad on lühikese äärejahil äkki või? No lühikese ääremehed on seal Peterson ja Dibanza, nii et eks nad loodavad neid kahte saada ja ma lihtsalt ütlen, et kui nüüd nad peaksid selle nüüd valiku saama, top 4 valiku, siis nad annavad ära Clippersile oma unprotected, ehk siis nagu kaitsmata esimese raundi valiku 2031 või 2032, midagi sellist. Ja, mis neid liiga palju võib-olla ei korjenda praegu? Ma läheks praegu edasi siit Utah Jazzi juurde, kes ma arvan, et on nendest 10 tanktiimist kõige põnevam meeskond võib-olla järgmisel hooajal, sellepärast et selgelt sai Danny Ainge'ile tema pojal nagu villand sellest kaotamistest, küllap ka peatreener Will Hardil on juba ammu villand ja Lauri Markkanil samamoodi ja kuna Keontae George tagaliinis tegi suure arenguhüppe mängujuhina ja võistkonna tagaliini liidrina, Ace Bailey uustulnukana väga tubli lootustandev skoorija, väga hästi lisandunud ja Volker Kessler, need 5 mängu, mis ta mängis, oli väga tubli kaitses. Ja see Filipovski pole ka paha poiss ju? Seal on tegelikult head kraami jagu. Aga mängujust on ka korralik. Aga Jaren Jackson Jr. on see suur mees, kelle nad tiimi võtsid, ma arvan, et ta sobib päris hästi Lauri Markkanile ja Volker Kessler. Aga tema tervis on küsimus? No tema tervis on veidikene küsimus, aga no ma arvan, et Jaren Jackson Jr. tuleb päris edukalt tagasi. Igatahes, kui ma vaatan neid mehi, pluss Bryce Sensabo, kes on siin hooaja lõpus lammutanud korralikult pingiskoorijana, pluss tegelikult on ka see Jalen Williamsi nooremvend, Cody Williams hakanud mängima nüüd oma teisel aastal NBA-s, siis mina arvan, see on julge veksel, aga kui Jazz saab siit draftist veel top 4 valiku, mis ei ole väga tõenäoline, pigem on niisugune 5 kuni 8 valik, võib-olla isegi 9-10, arvestades Jazzi viimase aja loterii õnne, mida põhimõtteliselt pole olemas, siis ma arvan, et Jazzil on kõik eeldused järgmine hooaeg saada 45 võitu. Ja näiteks tõusta lääne 7-8 võistkonnaks. Play-ini piirimaile. Et mina arvan, et kui kuskilt tuleb selline pauk järgmisel aastal, siis on see Utah on päris hea šanss. Klausel on see, et kui Volker Kessler saab viga jälle, siis on neil päris raske seal lauas hakkama saada, sest Jaren Jackson Jr. on lauas väga armetu. Lähme siit edasi, Henri, anname sulle kohe teise tiimi ka, et räägi siis natukene sellest satsist, kes ikka veel leinab mees, kes läks LA-sse. Ehk siis Tallas, neil on esimese valiku tõenäosus on 9%, neil on siis valikud on olemas ka 6 ja 47, ehk siis esimese ringi suht okei, ja siis ka see 47, ehk siis on teine ring, ehk siis Phoenixilt said. Aga küsimus on see, et kes juhib asju, et neil ei ole võib-olla noor mängijat vaja, neil on vaja sinna nüüd see Nico Harrisoni auk ära, sest praegu vist, kes see siis nagu asju juhib seal, kindlasti see ei ole ju nende peatreener, et kas see on siis praegu tõesti see Patrick Dumont või, kes juhib selle asju? Et nagu what the hell, noh, et mida seal teha. Vabad agendid, Marvin Bagley 3, Chris Middleton, Ryan Nembhard, Dwight Powell, Brandon Williams, Moussa Cissé on siis vabad agendid, aga siis Irving tuleb eks ju tagasi, nüüd peaks tulema. Gafford, Nudge, Marshall, Clay Thompson, nende meestega siis seal peab kui sa vaatasid seal Tallase hooaega tegelikult, kas sa nägid, et mõni noormängija seal tegi piisavalt tugeva arenguhüppe, et me saaksime rääkida, et Flagil on nagu tuleviku vaates arvestatavaid kaaslasi seal rotatsioonis?
just noormängijatest. Lively oli lihtsalt katki kogu aeg. Lively oli katki, aga näiteks Ryan Nembhard või see, mis ta on, Max Christie. Kui jah, tõesti, kui keegi tegi nagu selles mõttes edasi sammu, see oli see sama Max Christie, kes tuli vahetusest nagu. Et tema oli suht hästi pildis. Mis sa arvad, kas Kyrie ja Flag saavad hästi klappima? Võt seda ma pean nägema. Seda tõesti ei oska öelda, et sest et Kyrie suudab ju 2 ka mängida, aga ma ütlen, et hetkeseisuga oleks ju 1 peal ikkagi Kyrie. Et siis peab olema 2 Cooper. Ei, 4. Ei, Cooper on 3. No mida iganes, no, et mida ta mängib. Praegu teda üritati ju mängujuhiks seal teha ju. No aga see tuleb Flagile päris hästi välja, see mängujuhtumine juba. Jah, aga no siis ongi küsimus, mida siis teeb Kyrie. No, skoorib. Noh, nagu Lebroni kõrval. No, minu arust on see päris hea tandem, sest Kyrie on ju Lebroniga väga palju harjutanud seda 1-2 tandemit ja Lukaga ka. Et mina arvan küll, et see on päris hästi 4 peal natuke liiga väike minu arust. Flag. Yeah. Aga noh, selleks on olemas P.J. Washington ja Najee Marshall näiteks. Tal on kusjuures see Najee Marshall on minu jaoks võib-olla ainukene sellest pundist, kes alles jätta üle. No kõik et sa Washingtoni jätaks või? Väga korralik mäng. Okei, Washington ka jaa, aga ülejäänud on see ikkagi väga halb. No Gafford, ma arvan, müüvad ära, sellepärast, et ma arvan, et üritab kedagi sinna mõistlikumalt nooremat mees saada äkki. Jah, et võib-olla siis see, kes on mänginud päris korralikult siin tegelikult rookie kohta. Aga Dwight Powell teatas ka, kes on olnud terve eluaeg Tallases, et tema lõpetab ära karjääri, nii et päris tubli... Lõpetab juba karjääri ära? Lõpetab karjääri ära, jah. Yeah. Ma pole kuulnudki, ta pole nii vana. Ei, no aga Dwight Powell on nagu üle 30 aasta vana ikkagi. Ja Dwight Powell andis teda, et see tema viimaseks soojaks NBA-s, et tema oma Tallasele kõik on, mis tal vähega anda on. Ja, seda ma usun tegelikult. Ja et lihtsalt küllap on päris raske hommikuti üles tõusta ja minna veebruarikuus platsile, sest kõik noore mehed on jälle katki. Ma hakkasingi mõtlema, mida nad üldse Anthony Davise ees said, aga nad sõid kõvasti neid drafti pikke. No nad isegi mitte väga kõvasti, ütleme, ega nad väga palju ei saanud. Ma võin kohe sulle öelda, mis nad said. Dwight Powell on 34 aastat vana, et ei ole üldse... No Lebron hakkas siis mängima alles. Ja ma kohe ütlen, mida siis sai. Need olid ju hilisemate aastate. Wizards andis Anthony Davis eest ära Marvin Bagley, Middletoni, kelle leping lõpeb, AJ Johnsoni, kes on suhteliselt mitte midagi teinud praegu seal Tallases, 2 esimese raundi valikut ja 3 teise raundi valikut, et ütleme nii, et mitte nüüd väga hiilgav saak. Ühesõnaga Luka eest saadi Marvin Bagley. No, päris halb ju. Tegelikult ütleme, sa vahetad 3. drafti valiku teise drafti valiku. Ei, Lukas saadi, see Max Christie tuli kaasa selle Davisega. Lukas saadi Max Christie, Marvin Bagley ja paar valikut. Põhimõtteliselt nagu pakk pistaatsia pähkleid ja siis 0,3 kokane. Ühesõnaga Lukas, mitte muffigi saanud. Mitte muffigi võimist. Haige. Ja, aga Niko sees sai. Nii, Erik Janan, Mikri sulle, räägi meile natuke, mis Sacramento Kingsis toimub. Sacramento Kingsis toimub niimoodi, et neil on ka demo väljamüük, et küsimus on, et kas Laviini eest on veel võimalik midagi saada, sest et neil justkui nagu noori on, aga sellist nagu sellist nagu kelle külge saaks nagu voolida seda tiimi tegelikult ei ole. Et kui su parim tagamees on Russell Westbrook, siis ongi natuke keeruline. Küll aga hea asi on see, et neil on draftpikid olemas. Neil häguselt on olemas kogemus, et saaks seda laserit ka ikkagi õhku lasta, et kui neil kõik terved on ja see kui, aga okei, mis me siin ilustame? Sacramento on suhteliselt pekkis. Drafti valikud on olemas, teise ringi valikud on isegi õige mitu ja arvestades, et nad on nagu ajalooliselt teisest ringist mingid mängijad endal ikkagi saanud, siis nagu mingi lootus on. Mida nad tahavad üldse saada? Kõike, ma arvan. Nagu praegusel hetkel ma arvan see, et nagu parim mängija, kes on saadaval, tuleb võtta. Lihtsalt võtta, et ei ole vahepoole mis positsioon. Lihtsalt neil on vaja talenti. Neil on pahasti selles suhtes ka, et viimane kord, kui neil oli kõrge valik, siis nad valisid selle Murray, aga ta on hea mängija, solid starter, aga ta ei ole staar.
ei no ta on tubli jah, algviisiklane. Ta on selline ala nagu Tallas on see Washington. Kas Halliburtoni ka draftisid kunagi või? Jah, neil oli Halliburton tema rookie hooaeg ja ta läks väga hästi rukkina ja Halliburton sai all rookie meeskonda. Aga siis leidis Kings, et ei ole vaja Halliburtonit ja Foxi korraga, et neil on piisab ühest nagu juhist. Ja siis ei olnud Foxi ka enam vaja. Ja siis enam Foxi ei ole lõpuks ka. No tüüpiline Sacramento Kings, täitsa tüüpiline jutt. Sacramento fännidele ma isegi ausalt öeldes ma ootan seda suve, sest et ma tahan näha milliste pistaatsiapähklite eest Laviini ja Sabonise et mis nad siis nagu kui soodsalt on võimalik saada endale all-star kaliibriga või sinna lähedale mängija. Nad võivad Niks Tauskase uuesti võtta. Sabonisel veel on häid aastaid, ma kujutan ette 2, 3, 4, 5 isegi. Aga Laviini osas ta on vigastuste altim ja ma ütleks isegi kõvasti. Ta on väga kallis mängija. Ta on ikkagi... DeRozanile ka 50 milli või? DeRozan on kohe leping läbi. DeRozan ei ole oluline. DeRozan ütleme... Ei jää sinna. Ta võib kedagi aidata, keegi, kes abi vajab. Ühesõnaga, mul ei ole ühtegi head soovitust Sacramento fännidele. Kui see on omanik, on niisugune, sorry, aga NBA hallim omanik pärast Bullsi omanikku, siis... Kes oli Jordan? Jah, et nagu siis ma kardan, neil polegi midagi muud jäänud. Ei, Bullsil on Reinsdorf ikka. No, aga ma ütlengi, Reinsdorf ongi NBA halvim omanik, sest kui sul on nii tugev bränd ja sa ei tee mitte midagi selle brändiga, no siis, sorry. Aga Sacramento Kings... No bränding on ka bränding. Ma saan aru, et nad vist vallandavad oma peatreeneri ka, et Doug Christie vist, ma saan aru, ikkagi ei jätka peatreenerina. Doug Christist on mingid huvitavad videod, kus ta seal pingil... Ja, aga tegelikult Doug Christie ei ole ju ütleme nagu selles suhtes treener ka, keda peatreeneriks panna, et ta sai selle peatreeneri tooli sellepärast, et ta kunagi mängis seal. Ei no ta sai sellepärast, et Mike Brown sai ju kinga. Sellepärast. Aga Zach Lavine, ma vaatasin järgmine hooaeg ongi tal viimane hooaeg lepingust, nii et võib-olla on tõesti isegi okei vahetada ära viimasel aastal, et siis ei ole see nii kui mina läksin... See 55 milli või palju ta saab? 49. Kingsi keemine, mida ma teeksin, ma mingi Mongi ja selliste vendadest ma prooviks veel saada mingid pikki. Mongi, sa ei saa mitte midagi, sest Mong maksab 20 milli järgmisel aastal ja ta mängis päris kehvasti. Kas Lavine saab rohkem palka kui Luka praegu või? Ei saa. Nad tõid ju veebruaris juurde ka DeAndre Hunteri, ma ei tea miks keegi aru ei saanud, mille pärast DeAndre ei, nad pidid selle movie tegema, sest et Westbrookil oli mänguaega vaja tekitada Ellis minema, kõik klapib täielik clusterfuck on kui ma vaatan nagu need 6 mängijad, kes Sacramento Kings saavad 20+ miljonit sa mõtlen mitte keelegi teisel NBA-s pole nii kehva nagu raamatupidamist kui Sacramento vist. Kui ma vaatan, kes need 6 mängijat on, kes saavad 20+. Aga selles suhtes mängijatel on hea, saab raha. No ma ütlen, et ainukes, kes andsid lootust, oli see... Aga ma tegelikult tean, Reformierakonna raamatupidamine on ka suht sama. Ma ei hakka sinna isegi minema. Aga see prantslane Maxime Renaud rukki andis lootust. Selle hooaeg oli tegelikult... Tema on üllatus ja võib-olla ma ütleks, et Sacramento ainukene helge mängija sellest hooajast. Westbrook ka kuule ikka. Westbrook on vana, sa ikkagi... Westbrook vist ja tal ei lepingut isegi järgmiseks aastaks. Aga Nick Clifford oli ka, ma vaatasin üks mees tagaliinis, kes... Seal üks tagamees veel SG peal, see mingi... Devin Carter või? Ei, üks on see mingi P-tähega. Ma isegi tea keeles sa räägid. Take on Flowden. See sai lõpus nüüd mängida. Ta on 28-aastane rukki. Vaata, kuidas see vestlus huvitab Ardot nii palju. Täitsa ükskõik on nagu mingisugusest Sacramento Kingist. Ma tunnen kaasa nende fännidele. Kuule, me muidu ei räägi mitte kunagi Sacramento Kingist. Anname natuke... Kuule, me räägime päris palju, kirume neid kogu aeg. Sacramentoga on... Lähme edasi. Sacramentos saaks, Jah, et ma ikkagi nii Cliffordist loodan asju. Aga nüüd annan siis sõna Ardole ja Ardo võtta siis ette näiteks esimesena Memphis Grizzlies. Memphis siis tegi selle aasta sees ära suure movie, eks ole, kui JJJ kolis ära Utahisse. Ja tegelikult sellest ütleme, kuidas me ütleme nende sellest suurest ehitusest kunagisest on alles siis Morant, Aldama ja Clark on ju. Ja that's it. Clark on kogu aeg vigane ka. Jah, et ja need on, see on ka kõik, eks. Tegelikult on niimoodi, et seda tuleb vaadata
kaugema vaatega seda meeskonda tänasel hetkel nagu. On ilmselge, et nad ühe aastaga ei tee midagi. Ei, no, seda movie selle JJJ-ga ei tehtud ka sellepärast, et me hakkame kohe võitma nüüd, ei tehtud. Seda tehti selleks tõenäoliselt, et nad saaks ehitada uuesti selle meeskonna nii, nagu nende praegune peatreener tõenäoliselt tahab, eks ole. Sest see ei ole tema ehitatud meeskond või tema jaoks ehitatud meeskond. Toomas Iisalu tahab midagi muud. Ei no tõenäoliselt ka, jaa. Ja tegelikult on neil hästi põnev noor core nagu meeskond, see südamik. Gigi Jacksonid ja jutud. Ja, noh, selle kese on siiski Eidi, on ju? Et kes on Mammut. No jõhker, noh. Ja kui ta mängib jumala hästi, noh. Sest ei püsi terve. Jah, see oli nagu see on häda. ohumärk natuke. Aga olgem ausad, anname noormehele aega nagu atra seada. Teine asi, neil on palju pikke, mis on hästi positiivne ja analüütikud hindavad, et nende top 4 drafti pikk on üsna reaalne see aasta saada ja noh, me pole seda praegu siin laua taga veel öelnud, aga peab välja ütlema, et selle aasta drafti hinnatakse väga kõrgelt siis. See drafti sügavus on ka väga suur, mida seal nähakse, eks ole. Ma saan aru, et number 1 valiku tõenäosus on 6%, aga esi 4. Tead ise ka, et see ei loe mitte midagi, oota, eelmine aasta said Dallas Mavericks selle. Kellel see aasta ka 9 või 10 oli. Ma korraks tervitasin kõrva, mõtlesin, mis asja, et saavad see aasta ka. Aga mis sa arvad, kas Kristis leiab suvel Jamoranti vahet? Oota nüüd, ma pole lõpetanudki, mul on ikka teksti siin, erinevad teist, mul on ette valmistanud ennast alati. Suur küsimus on muidugi Jamorant, on ju, et kui mina nagu nende rollis oleks, siis mina ei viitsiks oma aega raisata Jamorantile vahetuse otsimiseks. Põhjus on lihtne, tema trade value on suhteliselt 0. Negatiivne isegi. Jah, sellepärast, et nii palju nüüd, kui ma lugesin selle kohta ka, siis tegelikult see oli enne juba, nad veebruaris proovisid, ma tean, et kõik teavad, et nad proovisid, aga huvi oli big fat zero, et nad mitte kedagi ei koti see vend, ta on ennast täitsa nagu maha mänginud ja tegelikkuses on nagu kõige õigem teha sellele inimesele selgeks see, et su trade value on zero, mitte keegi ei taha sind, mitte keegi ei ole nõus sinu eest midagi andma, et talle tuleb see pea sisse nagu raiuda, mitte keegi pole sinust huvitatud. Ja see ongi see asukoht, kus sa praegu asud oma karjääriredelil, kõige oma kuradi ühel hetkel pakuti talle ühele venale, kes on järgmine torchi kandja USA mängijatest. Mõtle selle tagasi nagu. Ja praegu ei ole isegi keegi nõus vahetama siin mitte millegi vastu nagu. Ja olgem ausad, kui nad midagi tahaks vahetama hakata, siis see Memphis küsib noori selle eest või drafti, on ju. Seal on nagu see iva, et neil ei ole mõtet möllata mingisuguste staaride toomisega, mitte midagi, nad hakkavad ehitama uut meeskonda praegu. Ja ma ei usuks või ma loodan ise ka, nagu ka analüütikud on nagu hinnanud, et nad ei peaks möllama free agencies praegu väga, et nende eesmärk on draft ja sealt leida veel juurde tükke, võib-olla Iidi kõrvale siis mingi teine superstar, eks ole, sealt endale ehitada ja nad hakkavad tulema alt madalast. Iseenesest on öeldud, et nad peaks järgima Sam Presti filosoofiat selle meeskonna uuesti ehitamisel, nagu, et neil on praegu juba väljud seal päris kõvasti, nad on saanud vanast taagast lahti, ainult 3 on alles, eks. Aldamast nad ei peagi lahti saama, Aldama on väga korralik mingi. Aldama tegi jumala hea hooaja kusjuures. See nii kui terve oli. Et mingisugust, seda on öeldud, et natukene vetti juurde vaja nagu panna, et mingil hetkel, kui see tiim nüüd peaks hakkama nagu pead tõstma, et ta tahaks nagu play-off'e mängida, eks, siis peaks lisandama sinna mingisuguse kogemustega veti, sest et kogu aeg on olnud see häda, et nad vahetavad alla nagu, tegelikult mingi hetk nad peavad tegema vahetuse ülesse ja siis võtma siis kogemusega veti, sellepärast et nad ei, üks asi, millega peab nagu iga Memphis Grizzlies fänn alati arvestama, sellel meeskonnal puuduvad suured rikkused ja võimalused maksta tohutuid kuradi neid luksusmakse.
et see meeskond seda kunagi tegema ei hakka, nad pigem vabanevad mängijatest ja ajalugu on seda näidanud ja tõenäoliselt teevad seda ka edaspidi. Ja sellepärast on nad oma panused teinud Toomas Iisalo peale, et see tooks nagu väiksema raha eest mingisugused medalid koju. Nii palju Memphis Grizzliesest, läheme järgmise meeskonna juurde. Ma kiidan Cedric Howardit, kes on tuleviku staar, ma arvan, tagaliinis. Me ei tea, selles mõttes, et ma arvan, et on. Päris oluline moment on see nende jaoks selle aasta draft, kelle nad sealt kätte saavad. Et nad ise... Rupert ei ole, aga Howard, ma ütlen, et sellest mehest saab midagi. Et top 4 drafti pikk võib tähendada nende jaoks järgmist superstaari nagu. Ja põhimõtteliselt võivad nad draftida ükskõik millisele positsioonile. Seda küll, jah. Aga need Utahi mehed, keda Ant Erasi Jacksonis, sa neist midagi looda, et Taylor Hendricks ja Walter Clayton Jr. Ei. Me ei tea, on vastus. FIBA Euro Challenge. Ei, me ei tea. Ei ole, nii hull ei ole. Vastus on see, et me ei tea, sellepärast, et põhimõtteliselt me peame ootama natukene nüüd, et see on see koht, kus me peame andma sellele meeskonnale aega ja loodetavasti need noored, kes suudavad joosta, mul on ühe probleemi, ma ütlen enda, et Iidi on hullult äge ja aga ma ei näe, kuidas ta kurat selles Iisalu süsteemis nagu hästi toimiks. Ta on liiga suur. Liiga aeglane. Aga olgu peale, lähme edasi siit. Ma just ütlen, mul on kahju Memphis, mis on saanud viimastel nädalatel väga palju nagu tampi NBA mängijate käest, et küll on seal kõige kehvimad hotellid, küll on seal kõige nagu pole mitte midagi teha õhtuti. LeBron James ütleb, et see on kõige mõttetum linn, kus mängida. No see on Murder Capital, nad ei julge kõige väljagi minna seal. Natuke kahju lihtsalt, et see on mõttetu. Olles ise Memphises käinud, siis käid seal mingi barbecue jointis ära ja siis poed hotelli peitu, et kuul ei saaks, et... Okei, meil on veel jäänud ainult mõned üksikud klubid, aga minul võtan teise klubi siis ka, et võtan siis praegu ette Washington Wizardsi. Sinu lemmik, jah? Ei no lihtsalt ma arvan, et... Nüüd on natukene helgem see asi võib-olla. Ma arvan, et nemad on kõige nad on nagu selline nagu kinder surprise järgmisel hooajal. Mul on déjà vu, see on olnud eelmine aasta oli täpselt sama jutt. Ei ole ju, kas neil oli eelmisel aastal Trae Young, Anthony Davis? Nagu kaks staari, keda ei ole tegelikult nähtud Washingtonis. Keda ei ole kunagi ajalikes mängudesse ei saa kasutada. No Trae Young ikkagi viis oma tiimi idafinaali. Ja Sarr on ka. No kuule, Davis tuli NBA meistriks. Jah, Davis tuli NBA meistriks, aga ma ütlen, et viimati oli suke staari Power Washingtonis äkki Wall Beali ajal, mis oli tänaseks juba 8 aastat tagasi. Nagu aeg on lennanud, aga päriselt ka pole Washingtonis sukest nagu staari jõudu kunagi olnud. Vägagi tõenäoliselt saab Washington Wizards top 5 valiku. Jälle, aga nad ei ole mitte kunagi erinevalt Minnesotast, San Antoniast ja teistes, kes praegu naudivad me kõva veeskonnad, nad ei ole mitte kunagi saanud avavalikut. Aga nad saavad alati teise valiku. Ei no, mis alati, nad on saanud ühe korra teise valiku ju. Kuidas? Wall, Sarr? Ei no, ma ütlen, et Sarr on ka ainukene nende kõrge valik, kes on nagu... John Wall, teine valik. Ei no, John Wall oli 2010 mees, see on ju sellest on 6 aastat möödas. No aga siin mõned tiimid ei saa üldse top 3 valik. Et tegelikult Wizards vajab seda top 4 valikut väga hädasti, päriselt ka, sest Sarr ongi need ainukene suur talent tänasel päeval, et kedagi see Koulibaly on ka hea ikkagi. Koulibaly tubli rollimängija. Aga nüüd ongi küsimus see, et kuidas kogu see noorte punt, Bilal Koulibaly, Sarr, Kanada mees Will Riley, kes on siin hooaja lõpus lammutanud kõvasti, Trey Johnson, eelmise suve 6 valik, Bob Carrington, kuidas nad kõik sulanduvad kokku Trae Youngi ja Anthony Davisega, sest ma arvan, et see duo 1-5 peal või 1-4 peal vahet pole. Ma arvan, et Davis ja Sarr järgmisel hooajal on üks NBA kõige hirmutavaim kaitseduosid korvi all. Ma arvan, et 2 meest võivad olla väga kõva tandem korvi all kaitsetena. See Sarr on väga hea blokeerija ja väga nagu atleetlik, mobiilne. Davis on, kuigi ta ei kesta, siis ta on ikkagi hea. Nad on päris sarnased mängijad ka oma selle raami ja ülesehituse pealt. Et see eesliin on järgmisel hooajal väga kõva. Nüüd on küsimus, kuidas Trae Young kogu selle noorte pundiga nagu hakkab palju toimetama kohale, et ütleme nii, et jah, see saab olla muidav, sest 23 juuni on siis see kuupäev,
kus siis Trae Young peab võtma vastu oma player option'i, mida ta kindlasti teeb, võtab 49 miljonit juurde endale, sest ma arvan, et Trae Young ei taha olla sel suvel vaba agent, ma arvan, et ta saaks turult saaks mingi 20-30 miljonit. Ta vist rohkem ei vitsi ringi liikuda. 35 saaks, aga mitte 49, mis seda Washingtonis saab. Seda lepingut oli üliraske liigutada ju. Jah. Igatahes ma tõsiselt arvan, et järgmine hooaeg me võime näha midagi väga põnevat, need mehed, kes need lahkuvad, Anthony Gill, D'Angelo Russell, Jamir Watkins, tema isegi ma arvan jääb alles siin, ei ole esimese ešeloni mehed, Anthony Gill on 33-aastane backup, kes ei tohiks NBAs ollagi, et ühesõnaga, mina loodan päriselt, et Washington Wizards on järgmisel hooajal ida suurim võitude suurendajaks. Ma arvan, et... That's not really hard nagu. Ei ma arvan, et ei ole, see on Indiana Pacers. Vabandust, jah, ma unustasin Indiana ära. Juba unustasin Indiana ära. Indiana on suurim ja pärast neid tuleb Washington Wizards. Ja ma arvan, et Washington Wizards tõuseb üle pikka ja uuesti 30 pluss võidu tiimiklubisse. Ja veel 10 mängu enne hooaja lõppu võivad nad unistada play-in'i jõudmisest. Ja kes tahab näha Ottot plahvatamas selle püha keskpärasuse mingi räntiga, see tuleb järgmine hooaeg keskele? Ei, ma ei usu, sest ma vaata mind häiriski Washingtoniga seda alta Sacramento Kings, alati seal kuskil ida 6 kuni 11, tulge ära sealt soost, nagu Chicago Bulls oli ka seal pikka aega, tulge ära sealt soost, olge kas madalad või seal üleval, või kui te olete keskel, siis te peate olema noor tiim, midagi muud varianti ei ole, või väga vana tiim, siis on ka okei, ma annan andeks selle. Igatahes lähme edasi siit, meil on 4 tiimi veel jäänud ja alustame siis seekord Erkist, alusta sina oma viimase tiimiga. Nii, me eelmises laevisaates sai suuremad asjad Paksist ära räägitud, aga ma selle Nike lepingu asjas, see võib olla ka ettekääne, sest tegelikult Giannis tahab lihtsalt viisakalt lahkuda. See viisakuse asi on juba ammu laudast väljas. Ja, aga tema ja fännidega on tal hoopis teine suhe ikkagi. Ma ei tea, kas enam on või? Ma tahaks uskuda, et Giannis tahab ikkagi seda viimast lehvitust teha, sest et mis märgi mees see ikkagi sinna Wisconsini osariiki maha jättis, see on tema ongi, seal on põhimõtteliselt 2 meest, on Karim ja Giannis. Oscar on ka ikka. Aga... Ja Sidney Moncrief. Moncrief ja Moncrief on nendega võib-olla kõige aegade kõige kõrgem valik. Middleton ka tegelikult on neil väga hinnas. Middletonini ma jõuan, räägingi siis ära, et tegelikult Paksil hakkas see pekki minema siis, kui nad otsustasid Holiday'st loobuda. Kõik. Kuigi see Lillard pidi olema upgrade, siis see oli juba paberil ju näha, et see ei ole upgrade. Holiday oli meeskonna süda, aju, temast hakkas asi pihta ja siis kui see Middleton ei tulnud ikkagi vigastusest nii tagasi, nagu mina ja paljud Milwaukee fännid lootsid, siis peale seda Giannisel tekkis ka, et põhimõtteliselt ongi, ma pean üksi siin Bostoneid ja asju laiali lammutama, et jah, ma suudan seda, aga mitte lõpuni välja, sest et mitu hooaega jäi playoff lühikeseks, kas sai juba põhiturniiril, põhimõtteliselt mängis ka läbi vigastuse väga paljuski. Ja muidugi tõsine klounaad on see, et sa maksad 3 peatreenerile rohkem palka, kui sa maksad oma keskmisele mängijale. Kui võtame selle Perrier, aasta palk, et see on ja kui veel lisada nüüd juurde, et see kogu selle köögipool on selles tiimis ka pahasti, siis neil on tegelikult kõik ütleb, Giannis eest pikke. Neil on endal olemas pikke. Neil on teise ringi pikke. Mees, mida sa räägid? Ja nad saavad, nad peavad selle, kui see Atlantale minev pikk, kui see New Orleansi valik, ühesõnaga neil on see natuke segane nende pikkidega, aga suure tõenäosusega nad saavad ikkagi seal top 10 valiku.
no neil on ikkagi päris pahasti nende esimese raundi drafti valikut, aga nad on andnud päris terve posu ära Damian Lillardi ja muude tegelaste eest, et saada Jannise kõrvale huvitavat karakteri. Tegelikult olge vaast, Jannis ju ise nõudis Damian, noh ta nõudis enda kõrvale. Ta nõudis abi. Ta nõudis paremat abilist, kui olid need, kes olid tolleks hetkeks. Ja, aga ta ei arvestanud, et tol hetkel Holiday'st paremat nii-öelda floor generali saada oli väga-väga keeruline. Ja nad sai Lillardi. Ei, see on nagu see, et nad andsid ära selle kaitseelemendi tagaliinis. Aga mina ütleks, et tegelikult see Milwaukee viimaste aastate suurim häda on see, et nad ei ole suutnud teha seda, mida ongi raske teha, et draftist arendada huvitavaid noorukeid endale rotatsiooni liikmeteks, et nimeta üks viimase 7 aasta õnnestunud Milwaukee Bucksi noor mänge, kes on arenenud kõva tegija. Viimase 7 aastast. Kas tuleb üldse kedagi ette või? Brockton vist, aga see oli juba nii vana. Brook Lopez. Ei, Brook Lopez, come on. Põhimõtteliselt ongi Brockton. 7 aasta nagu selles ajajoonele jääbki ainult see Brockton, aga see oli ka jah. Ja AJ Green võib-olla ka, kes tõsi oli pigem undrafted ja tuli meeskonna natuke hiljem, aga see oli mujal. AJ Green on sama DiVincenzo tegelikult valiti ka, ja DiVincenzo, kes kohe vahetati mujal ära. Aga ta oli ka teise ringi valik. No suht kiiresti. Aga ta oli ka teise ringi valik. Jaa, aga ta tegi head mängu tegelikult ja ta ikkagi läks suht kiiresti New Yorki. Temast loobuti liiga lihtsalt. Ei, Minnesotasse läks ta pärast. Temast loobuti liiga lihtsalt. Et noh, tegelikult ei ole mitte ühtegi head noorukit tulnud mitu aastat, nüüd alles tänavu. Ryan Rollins ja see Kevin Porter Jr. tegi päris häid esitusi ja näitasid, et neis kahes on sisu. Kevin Porter Jr. on liigas juba 3-4 aastat. Ta oli vahepeal liigast, vaikimisi bännitud, sest tal oli seadusega pahuksis. Tal oli Jaden Ivey teema põhimõtteliselt. Jah, aga nüüd on ta tagasi ja nüüd on ta leidnud tee kossu juurde. Aga minu küsimus on nagu Milwaukee'ga seoses see, et me teame, mida saadi Goberti eest, me teame, mida saadi Duranti eest. Nüüd on see, et Giannis on ilmselgelt nagu väljuna rohkem väärt kui... No Luka oli võimalus saada, aga seda ei tehtud. Luka saadi pistaatsia pähklilt. Ja nüüd saadakse... Nagu, mida päriselt Jazz sai Goberti ees, kui sa vaatad nüüd otsa kogu sellele paketile? Kessleri. Jah, aga Minnesota sai 2 lääne finaali piletit selle Gobertist. Mina ütleks, Minnesota võitis selle vahetuse. Need ei olnud, sa tead, et Gobert vedas nad siin. No ta oli suur osaline selles. Ta oli suur oluline lüli. Tappa said ka Luka käest kui ära. No said jah, aga nad pole, millal nad lääne finaalis käisid, ütleme. Ma võtan selle Milwaukee asja kokku niimoodi, et kui 50 aastat olid nad pekkis peale aastat 1972, 71, 72 ja siis nüüd nad on järgmised 50 aastat pekkis. Enne kui tuleb järjekordne nii-öelda generatsiooni ülene talent, nagu seda Giannis oli ja ega jah, tegelikult on seis sünge, kui su ainuke lootus on Ryan Rollins. No, hapu. Tegelikult on seis päris hapu. Kyle Kuzma. Ei, Kuzma oli järgmine asi, et sa saadad viimase nii-öelda liitlase tiimisiseselt, saadad Kuzma vastu ära. Kui ma oleks Giannis, ma ütleks ka tead mees, mine puu tahana. Ei no päriselt ka, ma olen nõus, see meenutas mulle seda, kui Indiana saatis ära Danny Grangeri, mäletad seda Henry, ja siis oli ka, et tiimi see sisene keemia läks kohe pekki, kui Danny Granger lahkus. Oli. Aga nüüd lähme praegu siis Henry viimase tiimi juurde. Pelicans. Yeah. Või Pelicans. Et neil siis... Millal nad siis vahetavad linna? Varsti. Seal ütleme nii, et neil 0% on võimalus saada esimene pikk. See on väga hea. Ja siis neil... Miks see nii on? Nad vist kuidagi... Nad eelmisel suvel andsid ära selle, et võtta endale tiimi Derek Queen. No mis Derek Queen on päris hästi neil tegelikult olnud. See on hea valik. Neil on sarnane mängija missi näol olemas. Ei, no täitsa 2 väga erinevat mängija, väga erinevad tsentrid. Kui sa võtad nagu noor mängija, et seal on see Knoepel ja siis... ta pannakse samasse nimekirja, aga ta ei ole seal. Ei no, Queen on ikkagi söötav tsenter. Nagu tal on päriselt head söödoskus. Kolmik tuubli koht on. Ta ei ole hea mängija. Aga... Ta on Montrezl Harrell, kes oskab sööta. 0 kaitset.
10 punkti, 3 lauda. 10-8-6, sükene mees. Pikkidega neil siis ühesõnaga on kehvasti, sest neil on reaalselt, mis neil on 58. valik Detroiti käest. Et sellega saab palju. Aga neil põhiküsimus on see, et kas nad siis selle Borrego panevad põhitreeneriks või ei pane? Panevad ikka. Et neil ilmselt seal ei ole valida, et nad ju siis hooaja alguses Willie Greenile ütlesid aidaa. Aga tuumik, eks ju, neil on see Deontay Murray, Trey Murphy, Herb Jones, Sadiq Bey, Zion Williamson oli hea aasta, kui jah, üle pikme aasta. Tegi oma lepingu sai palga kätte, eks ju. Vabad agendid, kes neil on siin, vanad mehed, DeAndre Jordan, Kevon Looney, Karlo Matkovic, Hunter Dickinson, Matkovic näiteks okei. Trey Alexander ja Josh Oduro. Ja see on mitte kedagi olulist. Ja 14 meest on lepingu all. Nii et põhimõtteliselt neil on lepingud on olemas, pikke ei ole, nii et nad ei teegi just midagi. Aga mis sa endast tänavusest hooajast arvasid? Nad on tõusnud nüüd sinne hooaja teises pooles ikkagi läänest oma jagu. Nad olid top 15 nii kaitses kui ründes. Nad alustasid hooaega pikka, aga olid lääne viimane. Nad tegid 20 stardi tegid. Aga nüüd nad siis, ütleme nii, et Borrego tõmbas kursi õigesse suunda. Et nad teevad väikse remondi, kui üldse. Aga neil on tegelikult mehi, keda vahetada, kui nad tahavad. Aga siis küsimus on nüüd, kelle ja mille vastu. No ma vastumeelselt natuke tunnustan Pelicans, et ma arvan, et leidsid eelmise aasta draftist endale põhimängujuhi Jeremiah Fierce'i, kes on mänginud väga hästi. Ma arvan, et neil on olemas eesliinis korralik trio mehin Zioni, Queeni ja selle Missiga. Ja tegelikult Matkovic on täitsa okei mängija. Trey Murphy, väga hea sniper äärel, Herb Jones on okei kaitse äärel, isegi eliitkaitsega tõesti ei viska punkte. Aga mul on probleem sellega, et ma ei näe, igal aastal on sama asi, et ma ei näe, et see komplekt kokku tuleb. Nagu see tervis meestel ja lisaks kõik teavad, see on avalik saladus NBA-s, et ei ole ühtegi tiimi kogu USA peale, kus käiks stabiilselt nii vähe rahvas kohal. Washingtonis käib ka väga vähe rahvas kohal. Ja lisaks see vähe sellest, et rahvas ei käi kohal, rahvas ka ei huvitu väga sellest NBA kossust ja lisaks ka treening-tingimused olevad NBA halvimad. Et väga kehv jõusaal ja väga kehvad nagu need... Ja neil see medical ka vist kõige parem. Ja lisaks need orkaanid ka iga aastasel kohal peal, kes mõnusti seal põrmustavad seda linna. Et ma ikkagi arvan, et see tiim peab kolima kuskile mujale. Ma loodan, et seda juba 3. aastat vist järjest ja ma lihtsalt arvan, et New Orleans Zioniga koos ei tõuse tuhast. Ilmselt mitte, jah. Zion, paraku ikkagi Zioniga on see rong läinud, et tegi küll tubli hooaja, aga me nägime 70 pluss mängu ja 6 Pelicans 5, mingi 25 võiduni vist või? Ja, aga ta mängis ka päris suure osa hooajast G-liiga tüüpidega. No jah, enamik neid mehi, kellest me räägime siin mängisid. Need Matkovitsid said ju 30 mintsini. Okei, lähme Brooklyn Netsi juurde, siis me jõuame ka Ardo soovitud tunnias aja limiiti. Brooklyn Nets on siis siin jahtimas tublisti seda drafti avavalikut, siin võitleb visalt Washington Wizards ja teiste tiimidega, kes seda avavalikut jahivad ja praegu just oligi üks suurepärane, kes tahab NBA-d oma naljakamas vormis, siis vaadake Wizards Nets hiljutist mängu, see oli tõesti... Mul saavad sõnad otsa, et seda mängu kirjeldada. See oli sürreaalne mäng, kus on aru saada, et 2 meeskonda on pannud tiimile kohe kindlasti oma C-ešelonid või isegi D-ešelonid. Aga lõpuks Netsil oli parem D-ešelon. Netsiga on halb see, nad võtsid eelmise suve draftist 5 noorukit. Ja mitte ükski neist ei saa paremate rukkide meeskonda. Okei, see Igor Djomin, keda nad võtsid 8. valikuga, tegelikult temast võib saada asja. Temast võib saada mingi mängujuht või niisugune tubli number 2. Igor Djomin, venelane kahjuks. Ta on väga vaese mehe kidi. Ja. Nagu väga. Parem viskaja, kusjuures. Ei, Siberi kidi. See põnev mees on see Iisraeli mees Danny Wolf, kes tegelikult päris huvitavaid söötandist tsentri koha peal. Ma olin päris rahul selle Wolfiga, aga ma toon meile paar noorukit. Nolan Traore, Prantsusmaa noor mängujuht, kelle võtsid draftist, mina arvan, et sellest tüüpist saab Prantsusmaa koondise põhimängujuht varsti. Kellest üldse Prantsusmaal ei saa asja? Kõik on mingid rämedad kollid. Ben Saraf, jälle Iisraeli mees, päris tubli nooruk tegelikult, aga
aga selle hooaja märksõna on Michael Porter Jr., kes minu arvates oli üks selle hooaja suurimaid võitjaid, kes tõstis oma väärtust kohe päris tublisti ja näitas, et temas on sisu, temas on all-star materjali sisu tegelikult, kui see mees panna nagu ründes nagu number 1 või number 2 rolli. Ega ta ilmaasjata seal Denveris ei olnud. Ega ta ilmaasjata ei olnud ja see, kuidas tema koormus tõusis sel aastal, ta pidas koormusele väga hästi vastu esiteks ja teiseks tema efektiivsusnäitajad olid karjääri parimad, mida ta nõrgas tiimis tavaliselt ei juhtu. Et ma arvan, Michael Porter Jr., kui ta tahab ise, siis ta saab sel suvel endale kas A, väga hea lepingu või B... Tal saab leping läbi või? Tal on leping põhimõtteliselt nagu, tal on võimalik pikendada lepingut, tal on võimalik seda teha. Player option või? Tal player optionit vist ei olnud, aga lihtsalt tal on see, et ta saab pikendada lepingut. No seal netis pole kedagi vaatamas käia, et siis saab ikka pikendada. Jah, ta saab selle suvel sõlmida 4-aastase 234 miljonit väärt lepingut, ehk siis 60 miljonit aastas, kui ta tahab. Ma arvan, Nets võib isegi talle võib selle anda. Mees on 27 aastat vana, ei ole väga vana, tegelikult on täitsa okei vanus. Ühe lepingu jagu mängib ikka. Aga ma isegi arvan, et Nets võib ka huvitada sellest, et praegu, kui selle mehe väärtus on kõige kõrgemas tipus ja selle mehel on vigastustega päris pikk ajalugu, siis teha, müüa ära tema haripunktis ja näiteks ma arvan, et nii mõnigi tiim, näiteks ma mõtlen, Miami Heat nagu alati, aga miks mitte ka Detroit Pistons, kes vajab Tobias Harris, kes on 33 juba või 34, äkki tahab nooremat meest, et vaatame, mis sellest Netsist saab. Tobias on solid. Kõik need mehed, kelle lepinguga hakkab lõppema, kui Teir on sharp välja, et ta siis keegi neist pole oluline tuleviku Netsi meeskonnas. Aga nüüd meie viimane tiim, ma jätsin ta meelega viimaseks, sellepärast, et Ardo saab nüüd kas vajadusel räntida või siis vastupidi võtta väga kainelt kokku. Ütleb 2 sõna ja ütleb kõike. Mis nüüd maailma suurima korvpallibrändiga teha põhimõtteliselt? Maailma suurima korvpallibrändiga ka ei ole. Top 5, paneme top 5. Raske on öelda, sellepärast, et kuna nende manager Karnissovas sai nüüd lõpuks kinga, et viimane uudis siis Karnissovase nagu see uudis on tehtud siis enne seda, kui ta kinga sai, on see, et väidetavalt hakkab Chicago suuri liigutusi suvel tegema ja eesmärk on siis ääri tugevdada. See oli siis Karnissovase aegne nagu teema. Tegelikult on see, et neil on peale neid vahetusi nüüd on neil jõhkralt cap space'i. Neil on 60 miljonit cap space'i. Me teame ka seda tegelikult, mida uudistes ei kirjutata, on see, et nad tegelikult ei tohi nii jõhkralt cap space'i alla jääda. Ehk siis selle eest ka NBA ju trahvib sind, eks. Et sa pead kulutama raha oma mängijatele. Ja, sa pead seal sweet spotis olema. Küsimus on lihtsalt selles, et kas selle cap space'i kulutamine on õige tee või ei ole, on ju. Et neil on tegelikult päris häid noori nimesid, nagu näiteks Gidi ja Buzelis. Arusaamatu on, miks see Buzelise teekond seal oli ka täiesti arusaamatu meie kõigi jaoks. Aga nende Buzelise ja Gididega on see, et neid peab arendama ja nende ümber peab siis ehitama hakkama. Et mitte mingil juhul ei tohiks Chicago Bulls olla praegu win now mõtlemisega. Et nad ei tohiks nii mõelda. Et need on, mõlemad on noored, nagu verinoored kutid. Ja seal on tegelikult veel neid. Ja nendega on aega nagu tegeleda, et neid peab arendama ja nagu, teist korda me nimetan Presti mudelit, eks ole, et tegelikult on see võimalik nende puhul, sest neil on raha ka kõige lisaks, eks. Aga neil on ajusi vaja nüüd sinna? Ja siis on niimoodi, et analüütikad on, kui ma tõin siin enne, ma ei tea, kas eelmine saade või mida ma ütlesin seda, et tegelikult analüütikad tõid selle välja, selle cap space'i raiskamise nagu Chicago Bullsi peale, et kui te vaatate, et see palkamine aitaks tiimi kõvasti rohkem 26-27 kui 29-30, siis ärge tehke seda. Et ärge palgake, sest et see mitte kuidagi ei aita teie seda noort tiimi arendada ja jõuda sinna tõotatud maale nagu lõpuks välja. Seepärast, et see on vale, need mehed ei ole selle jaoks valmis, et te peate aitama neid 29-30 hooajal. Ja off-seasoni puhul
analüütikud ütlevad, et Bulls peaks jälgima off-season mänge pigem 27. aastal, ehk siis järgmisel aastal. Sellepärast, et see on siis see hetk, kui neil on tegelikult 4 meest ainult kontrakt või selle lepingu all. Kas siis lõpeb ka Patrick Williamsi leping või, mis on hirmus kallis? Jaa, 4 noort jääb lepingu alla kusjuures, Puselis nende hulgas. Et see peaks olema nende fookus oma selle cap space'iga hullamise peal, et mis nad selle rahaga siis teevad, on tegelikult oluline. Ma ei tea, see Reinsdorf on nii kuradi idioot, ma ei tea, võib-olla ta hakkab võib-olla Karnisovas tahtiski rahulikult võtta, aga see hakkas survestama, et sa pead raha kulutama, sest see muidu läheb mulle maksma selle eest, et ma ei kuluta raha, et ma ei tea, mis seal täpselt toimub, aga mõistlikkuse printsiibid on need, mida mina olen praegu ette lugenud ja nende fookus peaks olema praegu draftil, sellepärast, et neil on top 10 olemas ja nagu me oleme ka siin öelnud, draft on stacked ja mitte ainult top 4, top 4 on briljandid seal, aga top 10 on head materjali. Aga top 10 ja tegelikult sealt top 10-st edasi, see esimene round on päris nagu hull sel aastal, et sealt on head kraami võtta, et tegelikult nad peaks fookuse panema praegu sellele, unustama selle free agency praegu ära ja arendama oma mängijaid ja leidma sealt midagi head veel, Puselise ja Gidi ja tegelikult kurat, see on see 3. noor on ka, kes on jumala hea tegelikult. Trey Jones või? Midagi ei olnud, üks teine. Mitte Dillingham, seda ei mõtle ometi. Mingi, vahet ei ole. Seal on üks hea noor veel, et hakka mõtlema. Et neil on vaja sealt draftist leida nagu sell, aga praegu põhiline küsimus, mis praegu juba tuligi välja, on see, et kui nad võtavad nüüd uue mänedžeri, kas see on Muppet lihtsalt sellele Reinsdorfile, kes on tegelikult, Otto on palju saateid tagasi välja toonud selle, mis on selle omaniku häda, on see, et ta on nii freaking vana nagu ja ta tahab nagu enda arust näha, kuidas tal meeskond, ma ei tea, mida teeb siis nagu veel enne, kui ta viskab kõrvad pea alla, et ja see kõik see liiva jooksnud, eks ole, mida ta ei näe midagi sealt, sest mõttes see panebki kõrvad peale, enne kui need Puselised need võitma hakkavad vist, Ja omanik tahab siis näha ikkagi play-off'e pidavalt, et vana seas ei taha olla nõrgas tiimis. Ja paraku nüüd on nii, et lammutasite maha selle meeskonna. Ma ikka küsin, kas on siis Colin Sexton, Anthony Simons või on hoopis Leonard Miller või Isaac Okoro. ma tõesti... See oli... Ma ei tea. Okay. Mul on hommikul kell 8 esimene koosolek. Okay. Mul on Pulsiga 2 kiiret kommentaari, et esiteks kõigepealt negatiivne kommentaar ja siis sügele neutraalne. Negatiivne kommentaar on see, et minu arust Gidi tegi sel aastal väikse sammu tagasi. Et nagu Gidi eelmisel hooajal tuli päris ägedalt peale Caruso vahetusega, aga nüüd Gidi nagu kurat natukene nagu võtnud sammu tagasi. Kusjuures ta tegi päris head nagu osa hooajast. Jah, aga nüüd hooaja lõpus ma ei ole üldse... Te pakkusid, ta oli mingi triple-double masin kohati ju. Jah, aga ta oligi hooaja esimeses pooles, aga siis ta see viga ja samamoodi nagu Jokic, aga veel hullemalt tuli ikkagi väga lahjalt tagasi. Võib-olla loodan, et asi... Jaa, aga ta tuli tagasi olukorda, kus meeskond oli tühjaks vahetatud ju. No jah, põhimõtteliselt küll jah. Ja seal nagu pikki mehi enam need pikad mehed, kes seal on, Jabusel on neist parim võib-olla tänasel päeval, et nagu see on ikkagi päris trööstit olukord seal eesliinis. Ja see nende esimese raundi valik, kes suvel valiti prantslane Noa SNG, tema sai ka siis kohe suveligas või sügisel sai niimoodi viga, et jättis terve hooaja vahele. Aga Chicagoga mul on nagu üks põnev, kuulasin just ühte Ameerika tuntud podcast ja siis seal esitati üks põnev küsimus, mida ma tahaks siin ka lauale ära käia, et ühest küljest ei ole ju ühtegi ahvatleva positsiooni, kui see on Chicago Bullsi peamänedžeri positsioon sellel vabal turul, mis praegu NBAs on, sest kui sa oled see mees, kes viib Chicago tagasi eliiti, sind armastatakse Chicagos väga-väga pikalt, isegi Tom Thibodeau ikka veel aastad hiljem Chicago armastab Tom Thibodeau'd, sest Tom Thibodeau oldi nagu ikkagi eliidi seas, eks ole. Aga nüüd teisest küljest, kui sa tead, et seal on niisugune omanik ja sa tead, et
sa tead, et omanik on öelnud avalikult välja, et Billy Donovan näeb igal juhul tiimi, ehk siis nagu tegelikult Billy Donovanil on väga suur autoriteet selle otsuste üle, mis hakkab saama, sest Billy Donovan jääb ametisse, kõik teised saadete ära, ka Billy Donovanile öelda, et me tahame sind igal juhul ette. Siis kas sa saad üldse managerina nagu ennast teostada, kui sul on Billy Donovan kõrval, kes on nagu väga võimsa autoriteediga omaniku nagu nägemuses, et Billy Donovan on selle kunn, eks ole. Et ma ei tea, mina vist ka, kui ma oleksin nagu tipptaseme manager, siis kiusatus on töö vastu võtta, aga samas see omanikuga mõtlema, et kas see lõpuks mu CV-le nagu on väga hea. Nico Harrison läheb sinna. Kusjuures sa tegelikult nagu tabasid naela pea pihta sellega, et kas seda, kui mõtta nagu selle minu vaate peale, ehk siis mõistlikkuse printsiipi, kuidas seda meeskonda tegema peaks, ehk siis mitte kiirustama ja ehitamegi nagu meeskonna uuesti ülesse. Sest et kõik on, olgem ausad, andke andeks mulle, vaata, et perse keeratud seal nagu aluslikult, ja nüüd tuleb nagu uuesti lihtsalt meeskonda ehitada, midagi ei ole teha, ja Billy Donovan ei ole õige mees seda tegema, arendama neid noori. Ma ei tea, ta on tegelikult ju ülikooli Kossust ikkagi väga tunnustatud. Jaa, aga samas ta ei ole nagu, ta on kuidagi täiesti mandunud minu arust nagu väga kummaliste otsus, nagu selles mõttes, et kaitsemäng oli täielik puudulik ja nii edasi. See pole kaitsetalente seal tiimis ka, Kaitsetalente ei ole kaitses olemas, tahe on kaitset mängida, kurat. Kuule, mis Andres Sõber räägib. Jaa, aga proovi selle Josh Giddy ja Viv Vucic'iga seda kaitset ehitada, sellega on päris keeruline. Aga okei. Ma ei usu, tähendab, ma arvan, et ma ei tea, kas ta ei ole nii vana ka, et kui saaks öelda, et tema aeg hakkab mööda saab, või siis ta peaks kebima tagasi ülikooli Kossu ja tooma sinna midagi uut ja huvitavat, nagu, et kogu meeskond saaks uue hingamise, et mitte, et see sama taktika nagu jätkub. Nagu. Aga ma arvan, Matas Puzelisest saab Leedu koondise uus liider. Jaa, see tüüp on teinud ikkagi väga kõva hooaja ja just hooaja teine pool, hooaja esimene pool oli veel lahja, aga see, Henri teab väga hästi, et Puzelise fantasy pealt, et Puzelise hooaja teine pool oli ikka võimas. Tegelikult ikkagi... Aga mis selle Puzelise lagi on, et tegelikult ta ongi mingi Liinas Kleisasugune mängija. Ei, parem. Laias laastus. Rashard Lewis, ma ütleksin. Liigas on nii palju talenti, et ta ei ole Markaneni tase. Me ei tea seda veel. Meil veel ei tea. Ta on teine aasta jälle, see on peas ju. Sest Markanenil ka see ju talent võttis aega, et välja tulla. Ei olnud, ta pani esimene aasta Porzingise postrile. Ei, mina selle Puzelisega, eks sealt üks Tubelis tuleb. Ei, mis asja? Tubelis on Euroopas. Ma saan aru. Ta on ju mingi Puuma peamine reklaaminägu praegu. Kui te arvate, meie kuulajad vaatavad, et meil ei mingi tiimi nurk ebaõiglaselt kajastamata või mingi nurki lahti võtmata, siis kirjutage meile 6viga@gmail.com või video alla kommenteerige, mis on Matas Puzelise lagi. Ja, et kas on see Tubelis või... Võite kirjutada ka Facebook Messengeri gruppi, mis meil on olemas ja eelmises saates meile ei ütlemata, klaarime selles saates ära, et kindlasti oskad ka lumiuravat ja tehke panuseid Kuulbetis. Vastutustundlik. Ütle nüüd see kiri ka ära, kui sa selle lause juba kähmatasid siin välja. Mis kiri? No, kuidas... Disclaimer. Ja disclaimer. Ma isegi ei tea, millest sa räägid. Ütle ise. Mis on? Hasartmängud ei ole, mis on? Ei, tegemist on blalala. Hasartmänguga, see ei ole mingi... Vahend rahalist... Meie oleme siin ikkagi pühapäeva inimesed, me ei ole ikkagi Ei, nüüd, kus see saade eetris on, siis nüüd kohe hakkavad play-offid hakkab pihta. Meil on teada, kes on langenud play-inist välja ja tõenäoliselt me need play-in tiime, kes on langenud välja, võtame juba üleärmises saates ka ette. Aga praegu, ja küllap on ka selge juba järgmise laivi ajaks on teada ka see, kes hakkavad esimest raundist välja langema. Aga praegu, tšau. Tšau, paka.